Tulevikku ja kutsukski siia futuroloogid. Ehk kes teist alustab? Tulete koos, jah? Ja Arenguseire Keskuse ekspert Uku Valplane teeb siis nii-öelda sissejuhatav osa, mis me teis ootab. Kui Ukule jutt saab otsa, siis sõida sisse kohe. Jah, aitäh. See töötab, jah. Tere hommikust, võib öelda, et enne lõunat ka minu poolt, et nagu juttu oli, et siis Arenguseire Keskuse selle aasta üks uurimissuund ongi siis olnud regionaalse majanduse väljavaated ja järgneva, ütleme, poole tunni või 40 minuti jooksul me siis koos Karriga püüame natuke avada, et mis võiks olla Ida-Virumaa väljavaated meie stsenaariumite põhjal. Et näitan alguses mõningaid illustreerivaid kaarte ja pilte, mis järel siis tutvustame põgusalt meie stsenaariumite narratiive ja seejärel juba lähemalt, et mis võimalusi ja ka väljakutseid need siis Ida-Virumaale võivad tuua. Miks me selle teema ette võtsime, on põhjus selles, et Eestis piirkondade arenguerisused on väga suured. Siin on lihtsalt üks pilt, et kuidas on regionaalne SKP elanike kohta muutunud Eesti erinevates regioonides. Me näeme, et Tallinn ja Põhja-Eesti lähevad seal kõrgel kaugel ees, siis on tühja maad on Tartu ja ülejäänud regioonid tulevad tükk maad kaugemal. Et see on see paraku see reaalsus. Ja me 4-6 sellist atraktiivset elu- ja töökohtadega regiooni. Ja hästi oluline, et seal on ka nii-öelda toetav tehnoloogia õpe. Need regioonid spetsialiseeruvad oma piirkondliku ressursi pinnalt, ehk siis näiteks Lõuna-Eestis saaks olla puit ja siis võime arutada, et mis siis Ida-Virumaal see võiks olla. Ja hästi oluline on ka, et kogu selline logistika ja selle kohaliku infra pool, et meil on piirkondlikud ühendused kasvukeskustega, ehk siis see transport ei ole mitte enam suured torud pealinna, mida me eelisarendame, vaid just selline piirkonna sisene, regiooni sisene liikuvus on selles stsenaariumis keskne. Pealinnas elu läheb edasi, sinna jäävad kõrge lisandväärtusega teenused, aga mõnes mõttes ka seal selles stsenaariumis elukeskkond võib-olla muutub paremaks, leevenevad natuke urbaniseerumisega kaasnevad probleemid, võib-olla liikluskoormus kahaneb, elukeskkond tervikuna tõenäoliselt selles stsenaariumis Tallinnas paraneb. Mis see tähendaks poliitika valikute mõttes? Tõenäoliselt oluline on tuua rohkem otsustusõigust, autonoomiat regionaalsele tasandile ja ilmselt see eeldaks ka teatavat laadi radikaalsemalt omavalitsusreformi, ehk siis me räägime sellest, et tekitada maakonna baasil kohalikud omavalitsused, mis oleksid võimekamad ja suudaksid. Mida just lähti teeb. Just, et elu viia. Aga tõenäoliselt selle stsenaariumiga kaasas käib ka see, et on riigi poolt tarvilik senisest märksa jõulisem regionaalpoliitika, et just nende piirkondlike erisuste võtame arengu eelduste võimendamiseks ja nende väljaarendamiseks. Ma mõtlen siin siis baastaristut, erinevat laadi targa elektrivõrgu väljarajamist, võib-olla mingid 3D printerid, farmid, nii edasi, et siin on mitmeid asju, mis saab teha, et tagada sellised baastingimused ja võimalused. Tundirong ja vist Ülemistele, jah. Et üks teema, mis, pane korra, või okei, just ta praegu olla. Üks asi, mis seda stsenaariumika tegelikult võib loomulikult tekitada on ka see, et Tallinnas läheb lihtsalt elu nii neetult kalliks. Ja samuti liiklus läheb nii umbe, kuna lihtsalt rohkem tuleb sinna Harjumaale kolida ja siis tuleb ikka autoga seal linnast tööl käia ja siis ei mahu ja siis istud seal ummikus ja kirutseda. Ja lõpuks siis sa kolidki kuhugi mujale, viid oma ettevõtte kuhugi teiselt poole. Ja just noorem generatsioon on selle nagu ära hammustanud, et mis ma pean 2 tundi Tallinnas kommenteerima seal niiviisi. Tööle, poodi, lapsi vedama. Ma lähen Pärnus või Viljandis, mul läheb 10-15 minutit selle sama asja peale, eks ole. Mul on 2 tundi nagu päevas nagu maast leitud. Ja samal ajal ma võin oma ettevõtet juhtida siit samast mobiiltelefonist, pole vahet, kus ma seda juhin. Aga see ongi selle struktuurimuutuse küsimus, et millised on need ettevõtted, mis seda võimaldavad. Just, et see sama kaugtöö teema, et kas meil on tulevikus kaugtöö lihtsam, kas on selliseid töökohti, kus see kaugtöö järjest rohkem levib, et see on selles mõttes veel mõnes mõttes määramatu. Ja mis on selle stsenaariumi võimalused, et nagu ma enam eelmise stsenaariumi puhul tõin, et tõenäoliselt selline meie loodusvarade väärindamine esimese mudeli puhul ei ole kõige optimaalsem, siis siin see oleks märksa tõhusam, et kui meil ongi regioonid, mis keskenduvad sellele, et oma kohalikke loodusvarasid võimalikult kõrgel tasemel väärindada, et siis see oleks kahtlemata suur võimalus. Tallinnas siis leevenevad igasugused linnastumisega kaasnevad probleemid
elanikkond jaguneb ühtlasemalt. Ja mõnes mõttes see siis tagab ka parema valmisoleku erinevat laadi hädaolukordadeks. Aga loomulikult selle stsenaariumiga on ka riskid seotud, et võib-olla kõige suurem on see, et esmalt selline suuremahuline regionaalpoliitika on väga kallis ja tulemus ei ole kindlasti garanteeritud, ehk siis et see on seotud päris kõrge riskiga. Ja kahtlemata ka igasuguse spetsialiseerimisega käib kaasnas teatavat laadi haavatavus, et kui olud peaksid muutuma, väliskeskkond peaks muutuma, siis läheb kehvasti kogu sellel regioonil, mis on spetsiifiliselt mingi valdkonna välja valinud enda jaoks, ehk siis kogu aeg natuke mune erinevasse korvi jagama. Ja samuti, et uued töökohad ei pruugi alati lahendada tööhõive probleeme, et me räägime järjest rohkem polariseerunud või 8 jagunenud tööturust, kus on ühtlaadi oskused, mida nõutakse, on teist tüüpi inimesed, kes neid oskusi alati ei valda, ehk siis võib juhtuda nii, et need uued töökohad küll tekivad, aga meil ei ole koha pealt alati võtta inimesi, et neid uusi töökohta täita. Ja mis siis see stsenaarium võiks Ida-Virumaale kaasa tuua? Ja siin on üldine asi, mis selle puhul ka on kriitiline, et praegu nüüd Euroopas eelmine aasta tuli alla üks komisjoni tellitud uuring, ka policy brief, mis vaatas just seda, et kus paiknevad ülikoolid. Ja sel aastal tuli alla Espani üks uuring, ka policy brief, mis siis kirjeldab seda, et seotus siis kõrgharidus, kõrgkoolid, selline uue tehnoloogia võimekus ja siis areng. Ja väga üheselt korrelatsioon on sellega, et kus ülikooli ei ole sellist kõrgharidust ja ala kolledž, eks ole, Ida-Virumaa kolledž või Narva kolledž, sellistest regioonidest inimesed lahkuvad ära. Ja see on üsna selge, kuigi Euroopas on selliseid regioone, kus sellist kõrgkooli ei ole, on ainult 14% territooriumist, aga nad on just seal serva peal, siin Lõuna-Euroopa, Põhja-Euroopa, meie kaasa arvatud Ida-Euroopa. Ja see on nüüd just selline, et kui me oleme teinud intervjuusid nüüd arenduskeskuste inimestega ja teatud kompetentkeskuste inimestega, et mis on nagu see lahendus nüüd selleks, et uus ettevõtlus tekiks. Nagu Arno Kütt, kes siis Cleveroni pealik on, ta tekitas omal ülikooli Viljandisse põhimõtteliselt. Ta käis Tehnikaülikoolis, ta käis Tartu Ülikoolis, ta saadeti sealt puu taha, ta tegi omal ülikooli. Ta on vaja neid inimesi, kes talle neid roboteid seal teevad, välja mõtlevad. Ja see on nüüd sellise stsenaariumi väga kriitiline, et kas tekib selline võimekus kohtade peal, et ühest küljest see tehnoloogia kuskilt sealt maailmast kohale sikutada, ära tõlkida, mugandada, rakendusse panna või siis seda ei teki. Ja antud juhul nagu see on, et Tallinna Tartu ümber ettevõtlus praegu vohab täiega, just selline startup ettevõtlus, muu tehnoloogia ettevõtlus. Ja mujal on see siuke niuks. Nüüd Ida-Virumaa puhul, tegelikult kogu Virumaa istub kulla hunniku otsas. Meil on siin mitmet aega juba siin rõhutatud, et meil ei ole mingid maavarasid, maapõlevegi on, selle varsti ei saa enam kasutada ja siis ongi kõik. Tead, on täiesti loll jutt. Meil on Euroopa kõige suurem fosforiidivarud. Meil on diktoneema, vana nimega diktoneema kilt, vahepeal on argeliit, mis ta oligi, kraptoliit, argeliit, ilus eestikeelne nimi on mudakivi või mustkilt. Mudakivi on hästi kõlab, eks ole. Põhimõtteliselt kunagisest mudast on tekkinud selline kiltkivi, mis on siin alumistes kihtides. Ja seal leiutub, piltlikult öeldes rahvalikult kogu Mendelejevi tabel. Aga seal on ka väga korralikus mahus tooriumit, uraani, millest on sinna kunagi tuumapomme tehtud. Seal on ka vanaadiumi, mis on uus akumetall. Nii et tegelikult küsimus on selles, et kas me suudame nagu võtta, aru saada, mis on selle tooraine tulevik ja sellega midagi ette võtta. Ja selle stsenaariumis, mis ma seal välja kirjeldasin, ongi siis suuresti nagu põhineb see areng just nendel uutel maavaradel. Takkapihta aga muidugi see, et ütleme Aseris, kus on midagi üle Lääne-Virul ära andsite. Hea sugulane Valban võttis selle sealt üle niiviisi. Aga seal on 70 meetrit sinisavi niiviisi, kaevanda forever. Ta võid sinna 5 uut tehast kõrvale panna ja ikka otsa ei saa. Lõputu ressurss tegelikult. Rääkimata metallist, mis on siin ka maal, mida praegu vaatavad üle, et kas ikka on see raud ja mis seal veel juures on. Et tegelikult nüüd Kallele just vaatasin silma siin, et põlevkivi kompetentsikeskus peaks nime vahetama, et oleks mingi muu kompetentsikeskus laiema teemaga, kes siis tegelikult neid uusi tuleviku maavarasid niiviisi üsna põhjalikult analüüsib ja selleks on vaja üsna palju raha juurde saada selleks, et saada üldse seda tehnoloogiat edaspidi. Aga üks lahendus on see, et kuna Indias on praegu väljatöötamisel ja Indias on eriti seda minituumajaamad, need ongi sellised
50-200 megased, vabandust, jah, siis noh, Tšernobõli oma oli 1000 üks reaktor, aga see on siis 50-200 on selline, põhimõtteliselt igas suuremas linnas võib olla oma tuumajaam. Nad kasutavad siis hoopis teisi toormeid või noh, millest nad energiat toodavad, üks on neist on toorium. Et võib-olla üks selline hea lahendus on see, et me hakkame siis midagi vist nagu tooriumi ja uraani selliseid tuumakütuse vardeid tootma siin, mis inimesed lähevad väga hästi kaubaks, kuna neil enda seal piisavalt seda ei ole. Ja samas teisest küljest, kuna see tootmine saab olema ilmselt suhteliselt nagu keskkonna poolt, noh, Keskkonnaametike valdusjärelevalve all, siis samal oli ole ka probleemiks, et kogu näiteks Narva jõesuu rand ehitatakse ikkagi spaasid ja selliseid ilusaid hotelle täis, sest Piiteri turg on siin kõrval ja Vahemeri üha kõrbestub, kuiveneb ja meie Läänemeri üha soojeneb, nii et noh, see transformatsioon 100 aasta perspektiivis peaks toimuma küll. Nii, meie kolmas stsenaarium kannab nime ökokapitalistlik Eesti ja me oleme sellise iseloomustava lausena kirjutanud, et see on looduskeskkonna taluvusvõimet arvestav, aga kontsentreeritud tootmisega selline ekspordikeskne arengumudel. See on siis olukord, kus on toimunud ökoloogiline murrang ühelt poolt kas siis põlvkondade vahelise väärtuste erinevuse tõttu või siis ka hoopis väliste tingimuste muutumise tõttu. Et ma siia paneks ka tegelikult selle kliimaneutraalsuse eesmärgi, mis ei tähenda majanduse nagu nii-öelda peenhäälestamist, vaid tegelikult väga suuri radikaalseid muutusi meie majandusmudelis. Ja see on siis olukord, kus säästlikud tehnoloogiad vajavad suurt mastaapi, mis toob kaasa selle, et majandustegevus koondub oskustööjõu juurde ühelt poolt ja teiselt poolt ka ressursside juurde. Aga kuivõrd need uued tehnoloogiad siin selles mudelis me eeldame, et on küllaltki kallid, nende maksumus käib Eesti ettevõtetele üle jõu, siis tõenäoliselt selles mudelis muutub väga oluliseks just väliskapitali roll. Et ostetakse kokku sisuliselt Eesti loodusressursse ja riigil peab olema siin mudelis nagu tarkust teha häid valikuid välisinvesteeringutest kasu saamiseks. Ja noh, mõned muud märksõnad, mis selle stsenaariumiga koos käivad, et ringmajanduskompleksid, kombijaamad, uued tööstuspargid. Paraku maapiirkondades on selles stsenaariumis elukeskkond ja ettevõtluskeskkond eriti küllaltki ebasoodne, sellist väikest nišitootmist see ei soosi ja pigem toob kaasa selle, et maapiirkonnad muutuvad sisuliselt taas maardlateks ja toimub inimeste väljavool. Kuigi siis ütleme nii, et elukeskkond on märksa rohelisem ja säästlikum, siis mõnes mõttes ka üheülbalisem ja vaesem, et liigilises mõttes. Ehk siis meil võibki olla, et väljuvad suured keelmuundatud kasemetsad, mis ongi mõeldud ainult tootmiseks ja kus selline liigirikkus on märksa kehvem või kesisem võrreldes praegusega. Teiselt poolt, et kogu selline infrastruktuur on kohandatud vastavaks karmidele nõuetele ja võib-olla inimeste jaoks kõige eelistatum elukoht on selles stsenaariumis just suure tõhususega linnad, kus on ühelt poolt transport on väga säästlik, toimivad erinevad laadi ringmajanduse mudelid ja kõik on käe-jala juures ja keskmiselt see jalajälg siis püütakse sellega viia võimalikult madalaks. Võib ka olla, et selles stsenaariumis just jõukam osa elanikkonnast elab ka väljaspool linnasid, aga see ei ole jõukohane just rahalises mõttes kõigi jaoks. Ja siin on nüüd selline stsenaarium, millega me päris palju vaidlesime omavahel, sellepärast, et kuidas teda nüüd eristada sellest nagu regioonide Eestist ja siis sellest kogukondade ökomudelist. Ja üks teema vist on ka see, mida sa ei maininud ära, on see, et tegelikult on see keskkonnahoid on siin üsna palju ülevalt poolt alla surutud. Brüsselist hakkab see asi pihta. Brüsselist praegu tuleb vist mingi 3/4 kõikidest, Kadri saab äkki parandada, kui ta olete kursis, 3/4 kõikidest direktiividest on keskkonnaga seotud. Isegi hollandlased niuksuvad endal, kuigi nad seal üsna servas ja peaksid ju hästi hakkama saama nende asjadega, aga neile on see juba liiast läinud, et Brüsseli poolt tuleb. Ja siis meie keskkonnategelased, nemad siis nagu siin rahvas sageli räägib, ma ei tea, kas vastab tõele ka, aga nemad siis keeravad paar vinti peale sellele Brüsseli normile ja siis rakendavad seda täie kormusega. Nii et tegelikult jah, suured firmad, nemad saavad hakkama sellega, nendel on spetsiaalsed inimesed palgatud, kes selle bürokraatia ära täidavad, kas nad ise ka täidavad selle, kas on rohkem rohepesu või vähem rohepesu. See nüüd on juba ometi küsimus, nagu see praegu meie kütuselisandid, mis on ikka üheselt deklareeritud, nimetud rohepesuks, sest tegelikult jah, selle esimese generatsiooni kütuse
biokütustega seda keskkonnasäästu küll kuskilt ei tule. Ja nüüd ongi see, et see on ülevalt peale surutud ja inimene, eriti väikeettevõtja, talumees, tema hoiab ikka rusikat taskus ja ajab ikka oma asja edasi, eks ole, seal koha peal. Ja on konkurentsist väljas, samal ajal suured firmad, nemad saavad sellega hakkama ja pesevad seda rohelist värki edasi. Võib-olla veel lisada, et energiapoliitika võtmes, et selle stsenaariumiga käivad koos suured kontsentreeritud võimsused ja tõenäoliselt ka tuumajaama rajamine, mis sobituks siia mudelisse. Mis on võimalused ja riskid, et kahtlemata üheks võimaluseks on ollagi selline ökoloogiliste toodete eksportija ja tekitada üldse Eesti kui tervik jaoks rohelise Eesti brändi, selle alt siis püüda erinevaid teenuseid müüa ja olla maailmas silmapaistev selline roheriik. Aga kahtlemata on ka teiselt pool suured riskid, et mida ma alguses ka mainisin, et see võib olla olukord, kus meile majandus on küll väga keskkonnasäästlik, aga me ei teeni sealt suurt midagi ise. Ja siin on ka suur rohepesu risk. Aga mis siis võiks Ida-Virumaa võimalused olla siin? No siin on jah, et tegelikult kasutada, tegelikult kuna Ida-Virumaa on harjunud tööstusega tegelema ja siin ei ole tööstuse vastus selliseid vastuseis nagu tartlastel oli selle, et antakse miljard raha, ei taha raha, ma võtke oma miljard ringi kudad. Ida-Virukad ütlesid, tulge aga, tehke aga, eks ole, ja asi vastab tõele, siis tegelikult on tõenäosus, et siia tuleks sellised ringmajanduse ülmetööd, juba on, tegelikult on juba, Eesti Energia poolt töötleb kummi, seda tuleb juurde. Ja samas nüüd mingi hetk tekib tööjõuprobleem ja te olete harjunud erinevat moodi inimestega siin, et kui siin mingi selline, Sillamäel on selline kvartal hiinlasi hakkab elama ja Kohtla-Järvel üks teine kvartal hiinlasi hakkab elama, siis pole sellest ju suurt muret äkki või on, aga pärast mõtelge seda. Nii, natuke aja hädas, ma räägin kiiresti ka viimase stsenaariumi ära, mis on kannab pealkirja ökokogukondade Eesti, mis on siis senisest märksa selline lokaalsem, kohalikum, hajutatum elamisviis, kus me eeldame siis, et on samuti toimunud selline elulaadi pööre, aga olukorras, kus uued tehnoloogiad võimaldavad inimeste hajutatud paiknemist, sama mudel, mida Karri viitas, et me saame juhtida oma ettevõtet mobiilirakenduse teel, olles samal ajal kuskil Kagu-Eesti metsade vahel või kus iganes. Ja mis toob kaasa siis hajalinnastumise, on piirkondlikult tasakaalustatum mudel. Märksõnad lokaalne ringmajandus, jagamismajandus, platvormide kaudu inimesed saavad pakkuda oma tööd välja erinevate veebikeskkondades, mahetootmine, energeetika mõttes kindlasti hajus kohalikul toormeel põhinev lahendus, mõtlen eelkõige tuul ja päike käivad ka siin märksõnadega kindlasti kaasas. On säästlikud väärtused nii edasi ja bioressursse kasutatakse ka, selle põhjal luuakse uusi ärimudeleid, töökohti, aga me siin selles stsenaariumis eeldame, et kogu selline majandustegevus on märksa lokaalsem, suurt eksport ei ole, kui siis on võimalik eksportida ainult kõrge lisandväärtusega valmistooteid, samu pakiroboteid lähiregioonidesse, sest transport on keskkonnatasude ja piirangute tõttu märksa kallim, kui ta täna on. Aga mis see tähendab Ida-Virumaale? Jah, et tegelikult Ida-Virumaas on selline säästlik mudel täitsa olemas. Vaadake, millised on daatša-alad teil suurte linnade ümber, Narva taga ja Kohtla-Järve juures siin ja see kõik ju täiesti toimib. Me oleme ka välismaalased vedanud oma vanemate koju, kus tegelikult nõukaajal ei olnud mingit prügi ei tulnud välja. Isegi seapõrsad olid tagatoas seal, või mitte tagatoas, aga seal tagahoovis oli selline koht ja terve tänav praktiseeris sellist elulaadi. Et selle mõttes see tänav, et kui nüüd on tegemist ikkagi eaka vananeva ühiskonnaga siin järgmised paarind aastat, siis tegelikult inimesed on harjunud selle tööga tegelema, neil tuleb natuke anda uusi võimalusi. Ja siin tekiks üks äriidee, kuna näiteks selle mudeli puhul võib juhtuda, et lennukitele pannakse ikkagi lõpuks kütuse maks peale. Praegu lennukid sõidavad maksuvabalt. Ja see tähendab ikkagi eriti ka, kui ka kütusehinnad veelgi tõusevad, eks ole, lennundusele suurt pauku, siis igasugust Hollandist tulevad tomatit ja lilli ja lilli veel, aga köögivill sealt enam ei tule. Ja kuna Ida-Virus on siin, Peipsi ääres on ju läbi aastakümnete tegelikult köögivilja kasvatatud, siis võiks panna käima siit elektrika sõitva ekspressi Sankt-Peterburgis, kus omakorda elektriautod veavad selle värgi nagu laiali mööda Piiteri kvartaleid. Ja see võiks selline päris äge ärimudel olla, eks ole. See muidugi eeldab tohutut investeeringut, eks. Aga see on selline üks selline visioon. Nii, kas tahab midagi öelda? Võib-olla siis lõpetaks just sellega, et need, ma toonitan üle veel, et need stsenaariumid, et seal on taotluslikult neid arenguid võimendatud üle võlli keeratud, ehk siis on tõenäoline, et ükski neist mudelitest 100% kindlasti ei rakendu, aga see on oluline, et me mõtleksime räägi, et mis on see võimaluste ruum, et olla valmis erinevateks arenguteks.
nii aitäh, et aina huvitavamaks ja lennukamaks muudkui läks ja siin ongi paras aeg võib-olla pidurit tõmmata, et ma võin öelda, et lähinädalatel ka Põhjarannikus avaldame põhjalikult teie stsenaariumid, et seda saaks nagu kõik põhjalikumalt lugeda. Et palju huvitavat mõtteainet, aga ma saan mingit retseptid ei anna ju, et mida siis teha, et kui keegi ootas, et öelge siis lõpuks ette, mida me teeme, siis pöörduge ikkagi tuntud selgeltnägija poole või eelkõige oma mõistusele.